Tere päevast! Täna tahan sulle rääkida natukene usaldusest. Ja kuna ma siin hiljuti tegin ettelugemist Stephen Covey raamatuga efektiivsest suurepäraseks, siis ma võtan Covey lähenemisnurga aluseks ja räägin siia kõrvale oma mõtteid ja tähelepanekuid ka. Ja Covey siis ütleb niimoodi, et usaldusväärsust aitab meil kujundada iseloomu ja pädevuse vormimine. Ja ta räägib enda kogemusest, et mõni aeg tagasi paluti mind konsultandiks panka, kus oli probleemiks töötajate moraal. Ma ei tea, mis on valesti, kurtis panga noor juhataja. Ta oli terane ja karismaatiline. Ta oli tõusnud karjääriredelil vaid selleks, et näha ettevõtet vankumas. Tootlikkus ja kasum olid väikesed. Ta süüdistas oma töötajaid, millega ma küll püüaks neid motiveerida. Ei taha nad sellest pimedusest ometi lahti rebida. Ja tal oli õigus. Õhkkond neis olevat mürgitatud ja kahtlustest paks. Korraldasin 2 kuu jooksul õppeseminare, kuid mitte miski ei aidanud. Olin ummikus. Kuidas saab keegi suhtuda usaldusega sellesse, mis siin toimub? Oli töötajate jutu tüüpiline refrään. Kuid mitte keegi ei öelnud mulle, kus peitub usaldamatuse allikas. Veidi vabamas õhkkonnas peetud vestluses hakkas tõde lõpuks pinnale kerkima. Ülemusel, kes oli abielus, oli alluvaga armulugu. Kõik teadsid seda. Oli ilmne, et firma edutu tegevuse põhjustas just nimelt juhtimine. Kuid kõige enam tegi mees kahju iseendale. Ta oli mõelnud ainuüksi enda rahulolule, jättes tähelepanuta kaugemad tagajärjed. Enamgi veel, ta oli kahjustanud oma abikaasa püha usaldust. Ühesõnaga, tema läbikukkumine oli tingitud tema iseloomust. Ja Covey on toonud siin välja ka sellised statistilised andmed, et 90% kõigist liidrite läbikukkumistest on iseloomu tõttu. Ja nii nagu usaldus on tegelikult kõikide suhete alus, meie isiklikes suhetes, vahet ei ole, mis tasandi suhetest jutt käib, on usaldus ka organisatsioonis või ettevõttes tegelikult liim, mis hoiab asju koos. Ja Covey siis jätkab siin niimoodi, et olen selgeks saanud, et nii inimeste kui ka organisatsioonide puhul on usaldusväärsuse tulemus. Ehk siis, kui sa kujutad ette, mina armastan selle koha peal tuua nagu seda jäämäe metafoori, et usaldus on nagu see veepealne osa, mis välja paistab. Aga usaldusväärsus on see, millele see usaldus tugineb, ehk see on see veealune, kõige sügavam osa, eks ole. Usaldus tekib 3 allikast. Isiklikust, institutsioonilisest ning siis, kui inimene teeb teadliku valiku oma usaldust teisele kinkida. Tegu, mis paneb mind tundma teie usku sellesse, et ma võin väärtust lisada. Nii vaatame seda nüüd natukene lähemalt. Isiklikust ja institutsioonilisest ja inimene teeb teadliku valiku. Nii. Sisuliselt see isiklik usaldus tugineb siis inimese isiklikule usaldusväärsusele. Et see, kas ma olen usaldusväärne inimene või ma ei ole. Ja mis tingib minu või sinu või mõne teise üksikisiku usaldusväärsuse, sõltub sellest, kuivõrd mis tingib selle usalduse, tingib siis usaldusväärsus ehk see, kuivõrd usaldusväärne see inimene on. Ja kuidas usaldusväärsus tekib? See on see, et kas ma olen tõsiselt võetav. See ei tähenda, et ma pean tõsine inimene olema, aga kas minu teod, jutud, käitumine, tunded
mõtted ja muud asjad on omavahel sünkroonis, kas need on kooskõlas omavahel. Sealt tuleb see tõsiseltvõetavus. Kui on, siis sellega küpseb see usaldusväärsus, on ju. Ja minust või sinust või kellestki teisest saab ka teiste inimeste jaoks usaldusväärne isik. Ja siis on üks asi veel, et me tihti arvame, et kui me peame teistele antud lubadusi, et siis me oleme usaldusväärsed. Ja, aga millele see baseerub? See baseerub iseenda usaldusväärsusele. Ehk kas ma olen iseenda suhtes või kas ma ise olen enda jaoks usaldusväärne. Mida see tähendab? See tähendab seda, kas sa annad endale lubaduse ja pead sellest kinni. Kui pead, oled usaldusväärne. Ei pea, ei ole. Tavaliselt teevad niimoodi, et inimesed peavad teistele antud lubadustest kinni, lootuses, et kui aega üle jääb, siis ma tegelen endaga ka ausõna, siis ma tegelen. Aga elu on näidanud, et aega ei jää üle, peaaegu kunagi ei jää üle. Ja see tähendab, et ise jäädki vaeslapse ossa. Aga sinu usaldusväärsus kasvab seest poolt väljapoole. See tähendab seda, et olles iseenda suhtes usaldusväärne, oled sa teiste suhtes usaldusväärne nagunii või teiste jaoks usaldusväärne. Et andes endale lubadusi ja pidades nendest kinni, suudad sa teistele antud lubadusi nagunii pidada. Aga andes teistele lubadusi ja pidades sellest kinni, võid sa ära väsida ja ennast hakkad pidevalt alt vedama. Ja kui sa ennast alt vead, siis ükskõik kui palju sa teistele antud lubadusi täidad, sa tegelikult ei ole enda jaoks usaldusväärne. Sest see on sinu olemuses ja see paistab lihtsalt välja, seda ei ole võimalik varjata. Nagu nohu või vaesust või rasedust ei ole võimalik varjata, täpselt samamoodi ka ebausaldusväärsust ei ole võimalik varjata, eks ole, see paistab välja. Nüüd institutsiooniline usaldusväärsus tekibki siis organisatsiooni kultuurist ja kliimast. Ja samamoodi see, et kas me jätame muljet ainult, et me oleme siin ikkagi viisakad inimesed, ärge seda unustage, panid tähele, hääletoon ka muutub, on ju. Et või me oleme päriselt need, kes me oleme ausad, aga me peame üksteisest lugu, me saame asjadest aru ja me pigem räägime asjadest ja nii edasi, eks ole. Et sealt tekib see institutsiooniline usaldusväärsus. Ja nüüd autor tõi siin välja 3. asjana selle, et siis kui üks inimene otsustab oma usalduse teisele kinkida. Et see on nagu vaba tahe. Ehk see on siis see isiklik usaldusväärsus on see, kas ma nagu, see on natukene niisugune iseloomu asi, et kas mina kui mina põhimõtteliselt olen usaldusväärne inimene, on ju. Aga see 3, see, et üks inimene kingib teisele usaldusväärsuse. Mida see nagu tähendab? Et põhimõtteliselt tähendab see seda, et siin üks asi, siin on nagu tegelikult natukene need samad asjad, mille ma juba ära kirjeldasin, aga see on siis konkreetselt 2 inimese vahelises suhtes. On ju. Kui sina mind usaldad ja jagad minuga oma elu näiteks mingites küsimustes, siis kuidas mina sinu suhtes käitun? Kas ma olen osavõtlik? Kas ma olen tähelepanelik? Kas ma olen arvestav? Kas ma suudan mõista? Kas ma olen kaasas nende asjadega? Võib-olla ka vastupidi. Kui mina sinuga räägin, kas sina oled kaasas? Kas sa esitad küsimusi? Kas sa suudad mõista? Suudame me kõik, kas me tahame mõista, see on see küsimus, on ju. Ja need on nüüd need elemendid, mis hakkavad seda usaldusväärsust tekitama, usaldusväärsust looma. Et küsimus on siis selles, et kas ma sind usaldan, on ju, aga ma usaldan sind siis, kui sa oled minu jaoks usaldusväärne. See tähendab seda, et kui sa inimesena oled minu jaoks usaldusväärne inimene, tõsiselt võetav, sinu peale, usaldusväärne tähendab seda, et sinu peale saab kindel olla. Iga ilmaga, on ju. Sinu peale saab kindel olla. Siis ma kingin oma usalduse sulle. Ma räägin sinuga asjadest. Ja võib-olla on ka vastupidi. Kui mina olen sinu jaoks usaldusväärne inimene, sina saad minu peale kindel olla.
on ju, siis sa kingid oma usalduse mulle. Tavaliselt see ongi vastastikune. Jah, võib olla ka mõnikord nii-öelda ühepoolne, aga üldjuhul on see vastastikune. Ja see usalduse kingitus on, nagu mina ise olen küll nagu tundnud, ära tundnud, ütleme niimoodi. Tahtsin öelda, et mõelnud, aga mõelnud ei ole õige. Ma olen nagu ära tundnud selle, et kui see nagu päriselt on, et inimene kingib sulle oma usalduse, sest sa oled tema jaoks usaldusväärne või ka vastupidi, siis see tegelikult on nii püha hetk, et selles suhtes ma tahtsin praegu öelda seda, et ma ei tea, paneks või küünla põlema või ma ei tea, võtaks kingad jalast ära. See on nagu selline püha ja siiras hetk, et see on nagu tähenduslik hetk. Ja hästi oluline on sellistest hetkedest lugu pidada, neid märgata, et üldse teadvustada, et need su elus olemas on. Et see usalduse kinkimine on siis selline, ütleme, inimese hinge ja vaimu tasandil, et selline hästi sügav kogemus. Ja kui inimene teeb seda, et ta kingib oma usalduse kellelegi, siis see tähendab ka seda, et see inimene julgeb, näiteks kui sina kingid oma usalduse mulle, sest mina olen sinu jaoks olnud usaldusväärne inimene, siis oma usaldust mulle kinkides sa tegelikult julged olla ka haavatav, sa julged olla avatud, sa julged olla autentne, ehe. See tähendab seda, et sa võtad väga suure riski, sest sa võid haiget saada, on ju? Aga sa julged seda teha, sest usalduse kinkimine tähendabki seda, et ma olen valmis. Tegelikult ma tean, et sa mind ei kahjusta, sellepärast ma sind usaldangi, aga samas meil ei ole garantiisid, et tegelikult ma olen valmis mööda päid jalgu nagu saama, kui see võimalus nagu tekib. Ja vastupidi ka, et see on selles suhtes hästi niisugune ilus hetk. Aga autor toob siin oma raamatus veel välja sellise asja, et oma põhiolemuselt näitab siis, kui me räägime nüüd tööalastest asjadest või ka perekonnasisestest asjadest, on ju, siis usaldusväärsus näitab meile tegelikult seda, kuidas ühest inimesest saab teise inimese liider. Ja liider ei ole see, kes on ametilt juht, vaid liider on see, kes oskab võimestada. Ehk siis ta suudab teises inimeses nähtavaks tuua tema potentsiaali, tema võimekuse ja toetab teda seda nagu kasutama või ellu viima. Et see inimene on liider. Ma näen sinu annet ja ma võimestan sind, et sa seda kasutaksid. On ju? Ja siis autor jätkab siin niimoodi, et tegusõna usaldama tuleneb usaldust kogenud inimese potentsiaalsest usaldusväärsusest ja teda usaldanud inimese kaheldamatust usaldusväärsusest, eks ju. Ehk siis, kui usalduse kinkimiseks läheb, on ju, siis tegelikult need inimesed üldjuhul on mõlemad üksteise suhtes usaldusväärsed. Nii, aga siis ma siin mõned asjad võib-olla tooksin nagu veel välja. Et võib-olla vahepeal autor on siin küsinud ka, et mis siis sai panga presidendist, kellest ta rääkis, eks ole. Et kelle seal armusuhe oli. Ja siis see raamatu autor rääkis temaga usalduslikult ja sai siis teada tema armuloost ja selle tagajärgedest töötajaskonnale, siis see president tõmbas sõrmedega läbi juuste, eks ole, ja niimoodi ja siis ütles siis Kavile niimoodi, et ma ei tea, millest alustada. Ja Kavi küsis ta käest, et kas see on lõppenud. Ja president ütles, et jah, see on täielikult lõppenud. Ja Kavi soovitas, et siis alustage oma naisega kõnelemisest. Ta rääkis oma naisega, kes talle andestas. Ja siis kutsus ta kokku töötajate koosoleku ja kõneles neile moraalsest probleemist. Ja see, kuidas ta pöördus, oli muidugi ka väga liigutav ja tegelikult võib-olla ka see sõnastus, mida see panga president kasutas, oli ka miski, mis aitas seda laiali pudenenud usaldusväärsust hästi vähekene hakata nagu üles ehitama. Et olen leidnud probleemi põhjuse, ütles ta, see olen mina. Palun andke mulle veel üks võimalus. Panid tähele,
see mees muutus alandlikuks, kui ta oma viga tunnistas. Sest muidu ta ütles, et ma ei tea, mis seal töötajatel viga, nad on nii juhmid, nad ei saa mitte millestki aru. Võttis aega, kuid kokkuvõttes töötajate moraal, avameelsus, optimism ja usaldus paranesid. Lõppkokkuvõttes oli juht teinud kõige suurema teene iseendale. Ta oli leidnud oma tee enda iseloomuni. Ja võib-olla siis natukene räägime sellest isiklikust usaldusväärsusest ka, et autor jätkab siin niimoodi, et kõikjalt, kust leiate pideva usalduse, leiate te ka usaldusväärsuse, sest need kaks ei saa eksisteerida teineteisest lahus. Sest et kui usaldusväärsust ei ole, siis usaldus tekkida ei saa. Või see on siis selline silmakirjalikkus, selline fassaad, maski jätmine, või ma ei tea, mulje loomine, kuvandi loomine, eks ole. Nii, samal kombel nagu usaldus tekib usaldusväärsusest. Tekib usaldusväärsus iseloomust ja pädevusest. Kui te arendate välja nii tugeva iseloomu kui ka pädevuse, on tulemuseks tarkus ja otsustusvõime. Nii. Siis mis on iseloomu 3 sellist kõige tugevamat alustala? On ausameelsus, küpsus ja külluse mõtteviis. Ausameelsus tähendab siis seda, et muidugi see on ka see, et ma ei valeta endale, et ma saan ka aru siis nendest kohtadest, kus ma ise ennast saboteerin. See on üks asi, on ju. Teine asi on ausameelsus see, et kui on probleemid, siis ma olen valmis nendest rääkima või neid arutlema, kui teised osapooled seda soovivad, et ma ei saa seda peale suruda, aga igal juhul ma olen valmis ütlema, et meil on probleem, et ma ei peida pead liiva alla, on ju. Et see on see ausameelsus, et me oleme nagu ühenduses nagu loodusseadustega, et me saame aru, kuidas asjad toimivad, eks ju, ja me nagu ei eita neid. Siis, mis asi on küpsus? Küpsus on see, kui inimene näeb ausameelsuse nimel vaeva või teeb selle nimel siis teadlikke tegusid, ületab ise ennast selleks, et olla ausameelne, et võib-olla tõe rääkimine ei ole alati mugav tegevus, eks ole, sa pead ennast ületama selleks, nii-öelda mugavustsoonist välja minema, see on küpsuse tundemärk. Samuti on küpsuse tundemärk see, et kui sa oled siga olnud, või kui sa oled kas või kogemata või tahtmatult, ma ei tea, kedagi kahjustanud või kellegi suhtes eksinud või ma ei tea, mingil muul moel kellegi tundeid riivanud, sa tagantjärgi saad sellest aru, siis vabandust palumine või andeks palumine on ka küpsuse tundemärk, eks ole. Ja külluse mõtteviis tähendab seda, et selle asemel, et mõelda, et oi, ma ei saa seda teha, et ma olen liiga vana ja siis mul on veel, ma ei tea, mul ei ole kogemusi ja ma ei tea, mida mul veel kõike ei ole. Mitte sa ei mõtle sellest, mida kõike sa ei saa ja kuidas sul kõike ei ole, vaid sa mõtled, kuidas see võimalik on. Kui ma ei saa seda nii teha, kuidas ma saan seda siis teha? See on külluse mõtteviis. Ehk siis, kordame veel korra üle, et iseloom koosneb siis peamiselt ausameelsusest, küpsusest ja külluse mõtteviisist, ehk need on siis iseloomu nurgakivid. Nii, siis pädevused, vaatame need ka korra üle, võivad olla siis tehnilised, need on siis kas mingisugused teadmised või oskused, need on pädevused, jah. Siis kontseptuaalne teadmine, mis läheb ka sinna pädevuse alla, tähendab olla siis võimeline nägema asju laiemalt, nagu omama seda suuremat pilti või kuidagi põhjus-tagajärg seosed, et nägema seda ahelat, protsessi ahelat põhimõtteliselt, eks ole. Ja vastastikune sõltuvus tähendab siis seda, et olla teadlik omavahelistest seostest ja tõsiasjast, et elus on kõik omavahel seotud. Eriti kui meil on üks perekond või meil on ühine töö või mingid ühised eesmärgid, nagu nii on kõik seotud. Et kui meil on mingid ühised asjad, siis on nagu nii kõik seotud, aga tegelikult on ka need asjad seotud, millega me võib-olla otseselt kokku ei puutu, eks ole, see vastastikune seotus. Ja siin selle juures, ja kui mul on olemas nüüd, ütleme, enam-vähem siuke hea iseloom ja piisavalt pädevusi, vaat siis sellest nende kahe koos mõjust sünnib see tarkus. Ja osade inimeste tarkus on suurem
et kellel siis tarkus suurem on, kes on ausameelsemad, küpsemad ja külluse mõtteviisiga ning kellel on nii tehnilised pädevused olemas ehk oskused, teadmised, kui siis ka kontseptuaalne pädevus ehk siis see seoste loomise osa on ju, pluss siis vastastikusest sõltuvusest arusaamised, et need inimesed on siis nii-öelda oskavad seda tarkust kasutada ja need, kellel siis see iseloom on viletsam, ausameelsus on väiksem, negatiivne mõtteviis, on see tarkus ka kesisem, ütleme siis niimoodi. Aga siin autor toob välja oma väimehest näite. Ja ma loen siis ette nii, nagu tema on selle kirjutanud. Kui mu väimes Matt läks meditsiinikooli vestlusele, küsiti temalt, kumba ta eelistaks, kas ausat ebakompetentset kirurgi või kompetentset kirurgi, kes on ebaaus. Täiesti vastuoluline on ju. Küsiti, et kumba ta eelistaks. Et noormees mõtles veidi ja andis tegelikult väga hea vastuse. Ta ütles, kõik sõltub olukorrast. Kui on vaja operatsiooni konkreetselt, siis ma võtaksin kompetentse inimese. Kui aga on juttu sellest, kas operatsiooni on vaja või mitte, siis ma võtaksin ausa inimese. Nii, ja loomulikult on vaja nii iseloomu kui pädevust. Ausus on siis iseloomu küsimus ja oskused on pädevuse küsimus. Mõlemaid on tegelikult vaja. Kuid vahest on nii, et mõni on tugevam ja teine on nõrgem. Nii, ma vaatan, kas ma tahan midagi siit veel öelda. Midagi veel siit välja tuua. Et võib-olla siis siia tuua nagu välja veel see hea näide, et mul ei ole kahjuks, ma täna hakkasin niimoodi eksprompt lugema, et mul ei olnud kive ja liiva siia varutud, et see on see suurte kivide näide, et sea kõige tähtsamad asjad esikohale. Mida see tähendab? Kujutage siis ette, et kuidas sa saad kasutada oma sellist võimekust kõige maksimaalsemal kujul. Et näiteks oletame, mul ei ole klaasi siin praegu, ja kui ma võtan lillevaasi, et see paistab läbi. Et mul on see lillevaasis vesi, aga kujutad ette, et see lillevaas on tühi. Ja sa paned siia siukseid vutimuna suuruseid kive. Ja sa paned vutimune, paned selle klaasi vutimune või kive täis. Nii. Siis ma küsin su käest, kas klaas on täis. Ei ole tegelikult. Nii, nüüd sa poetad sinna vahele väiksemaid kive. Ma küsin su käest, kas klaas on täis. Ei ole. Siis sa paned sinna liiva, raputad, paned veel liiva. Kas nüüd on klaas täis? Ei ole. Nüüd sa võtad kallad veel vett ka peale. Ja vaata, nüüd on klaas täis, eks ju. Aga kui ma oleks vett pannud kõige enne, kas ma siis liiva ja kive ja väikseid ja suuri oleks saanud üldse panna? Ei oleks, eks ju. Ehk siis see nüüd on see kontseptuaalne pädevus, et seoste loomise võime, eks ole. Sa pead aru saama, mis järjekorras asju tehakse, eks ole. Et see on ka nagu oluline, et ma võin jube tark olla, kui ma teen juhuslikke asju, siis ma eriti usaldusväärsust ei tekita mitte kelleski. Ma ei ole kellegi jaoks usaldusväärne, kui ma ei jaga nagu piiti, on ju. Et see on ka üks usaldusväärsuse osa, mis siis on omakorda usaldusväärsus tekitab siis usaldust, eks ole. Niimoodi. Ja see, kui me saame aru, kuidas asju teha, milline on samad loodusseadused, et mis järjekorras asju teha, eks ole. Et see on siis ka üks viis, kuidas seda usaldusväärsust ja usaldust luua. Ja peamine on siis see, et tähtsad asjad kõigepealt. See on usaldusväärsuse ja usalduse kõige tähtsam komponent. Kõige tähtsamad asjad kõigepealt. Sest nii. Suured asjad on tähtsamad, see oli ka need suuremad kivid enne, eks ole. Et pisikeste detailidega jõuab tegeleda hiljem ka, kui suured asjad on paigas. Et kui see teema sind huvitab,
ja tekitas sinus inspiratsiooni, siis siit selle video alt sa leiad lingi, kus sul on võimalik soetada ligipääs tervele sellele sarjale, kus me loeme katkendeid ja kus mina siis toon näiteid ja selgitan lahti neid asju. Et vaata siia alla lingile, et kui on huvi, et õpi koos meiega. Ilusat päeva sulle!